ja püsti kohe ja jälle edasi. Näed, väga. Ja esimene jooksja tuleb ka finišisse. Teeme siit, võtame ka aplausiga vastu. Nii Tarvi Tameri on vist see mees ja on Virtsu merepäeva jooksu võitja. Super Lux, esimene jooksja, teine jooksja Märjamaalt on tulnud meile kohale. Nii, teine koht läheb Märjamaale ja kolmas koht number 16, praegu peast ei tea, aga igal juhul väga tubli ja sealt tuleb esimene on Sandre, kes sealt Sandre järgi selle laste jooksul tuleb. Nii, ja kõik on ju super tublid, kõik on super tublid. Kõik on super tublid, näed, Maris leivitab oma lapstele. Tulid ära või? Nii, ja loomulikult kõige väiksemad jooksjad tulevad koos emmede ja issidega lõpus, aga see ongi kõige tähtsam. See ei ole? Nii, natuke segadus ka, aga mis on ikka vihmasilmaga. Ja Ats ergutab oma väikest Leod. Nii, ja järgmine jooks, ahah, ei. Seal on jooksusõbrad. Nii, et koguneme sinna, kõik saate medali ja joogi, nii et kui me oleme kõik lõpetanud ja tuleb meie oma mees Jakob Lääne siin, et vist 4. koht sellel jooksul ja ajaga natukene üle 18 minuti. Ja siis julgelt, kui me oleme kõik finišis, võtame sinna Sandra juurde, sinna medali laua juurde. Kui on limonaadid käes, võtame sellise rivi ja Sandra siis, lähme sinna ja kus Sandra läheb, võtame üksteise järgi, ei pea olema sellises järjekorras nagu jooks lõppes, aga läheme sinna üksteise järgi ja siis, ja kui on medal ka kaelas, vaat siis lähme sinna puu alla, millest ma rääkisin, et teeme seal puu juures, see on selline Virtsu kooli staadioni puu, mis on siin juba aastakümneid kasvanud ja selle puu all on lapsed sporti teinud. Nii, Mirko Kruus Kirblas tuleb number 33 superjooks, 5. koht. Nii et kõik lapsed, kellel on medal ja limps käes, läheme sinna puu juurde ja lapsevanemad saavad seda tempot seal ise reguleerida ja teeme ühed toredad pildid. Nii, 5 jooksjat on ilusti juba kohale jõudnud. Ja pärast siis, kui on jooks jookstud suurte jooks, siis esikolmikut, siis iga vanuse klassi esikolmikut siis ootame kooli juurde autasustamisele, aga kõiki teisi ka loomulikult siis plaksutama ja kaasa elama, et jooksust jooksjatel oleks siis väga kihvt ja hea tunne. Nii, huvitav, millal esimene naine tuleb, see on alati iga jooksu selline huvitav küsimus, et millal ja kes võidab siis Virtsu jooksu naiste hulgas. Ja Lisett Alt on tema ja tema on Saaremaa Aameraasi klubi jooksja, nii et naiste võit läheb sellel aastal siis Saaremaale, nii et super. Nii, vaadake, mida teevad siin 2 meest. Lauri Tanner ja natukene võidab. Nii, järgmine Up 43 spordiklubi jooksja. Ja Lauril oli ikka seda lõpukiirendust hästi näha, et siin ka mõned nädalad tagasi Läänemaa meistrivõistlustel võttis 100 meetris ka hõbemedali, nii et ega sellel pikama jooksul on selline kaval ala, et seal on vaja ju kõiki asju, eks ju. Lapsed, aga kas me pildi tegime ära? Et äkki me läheksime kõik kokku sinna, kus vaadake, Taavi ja Ireen seisavad, et äkki lähme sinna Taavi ja Ireeni kõrvale kõik ja teeme ühe grupi pildi. Nii, naiste teine. Võtame aplausiga vastu, super jooks. Natukene ja saab alla 21 minuti ajaks. Ja lapsed, olge kenad, väikesed, kes läbisid 200 meetrit, võtame kõik sinna, teeme ühe grupi pildi. Et kui Sandra ja Ireen, kus te seal olete, et koguneme kõik sinna korraks kokku ja siis jääb selline ilus mälestus sellest jooksust. Ja lähme veel sinna tagasi ja lähme teeme selle grupi pildi. Nii, ja vaadake, kes tuleb. Täpselt ei tea, aga kas see võib olla 9-10-aastaste võitja või 11-12-aastaste võitja. Igal juhul super. Ja pärast jooksu siis kõik. Ja Henri Kurnim, tema on ilmselt 15-16-aastaste poiste võitja. Tubli on su.
ja Kadri Kaljuvere tuleb Haapsalust, tema on Haapsalu linna algkooli õpetaja, kunagine Eesti noortemeister 100 meetri jooksus ja viimastel aegadel on väga-väga silma paistnud just pikamaa jooksude 5, 10 ja isegi poolmaratonis, nii et vaadake, milline võime muuta nagu seda distsipliini. Ja kohalik Virtsu mees, Tanel Tali, Virtsu kooli vilistlane, on tulnud koduradadele merepäevaks, võtnud jooksu ette, nii et superluks. Ja siis lapsed kõik seal rivis saavad oma medalite ja limpsidega uhkustada. Aga loomulikult jooksukorraldajatelt suur tänu kõigile laste vanematele, et oma lapsed välja tõite. Ja järjekordsed jooksed tulevad number 15 Arvi Viik ja vaadake jälle number 32 Karl Jakob Lääne. Ja Maris tuleb number 26, et nüüd täpselt vanusegrupp ei tea, aga igal juhul poodiumile ta täna tõuseb. Ja siis pärast kiibid muidugi ära ja kiibid lähevad siis. Ja jooksed võtke ja Toomas Villa punase särgiga, tema on meile tulnud külla Itaaliast. Et kas ta viib selle jooksuvõidu sinna Saapamaale, et veel täpselt ei tea, eks siis paistab, aga igal juhul huvitav saab olema, Toomas läbis siis distantsi alla 23 minuti. Et ka. Ja ütleme veel kord siis suur aitäh kõigile nendele laste vanematele, vanaisadele, kes tõid oma lapsed ja lapselapsed 200 meetri jooksule, nii et te saate endale kohe ühe suure aplausi teha. Nii et suur tänu, nautige Virtsu merepäeva ja saage osa oma laste rõõmust, sest 200 meetrit lühike maa, aga laste rõõm oli ikkagi suur. Ja tehke siis märkus need emad-isad, siis kelle laps jäi ilma numbrita, tehke märkus Jaanusele või Sandrale, et see number tuleb teile järgi. Et Eliise väike pojakene jäi ilma numbrita, ta oli esimene, kes kirja pani, aga numbrist jäi ilma. Ja siin on veel üks 5 kilomeetri jookse, nii et kõike võtame ja kõiki võtame ikka aplausiga vastu. Ja väikesele Miiale ka aitäh, nii et Miia on ka ju meil trenni tüdruk, nii et julge tüdruk tuleb jooksma ja nüüd saate siis kõik loomulikult kaasa elada sellele 5 kilomeetri tulijatele. Ja vaadake, milline sprint, ära ette jookse, ära takista. Super sport väikstelt noortelt. Jalgpalliklubi Kalev on selja peal. Jalgpallurid jooksevad. Ja nüüd Laur Oberschneider. Ja esimene siis Oberschneiderites, kes jõudis, sest Oberschneiderid oli tänases jooksus vist päris palju, oli nimekirjas lausa 6 inimest, nii et nemad käivad alati Virtsu jooksul. Ja järgmine Minna tuleb, Laur läks, õde tuleb järgi, Tatsi ka ja kõik on väga hästi. Nii, ja siin on number 25 Üllar Kubja, minu lapsepõlve kõige parem sõber. Selle peab ära mainima, nüüd ta elab Aegviidus, aga teeb ikka näete sporti, nii et 53-aastasena veel võtab ette sellise tubli distantsi, et tema vend seal pildistas Urmas Kubja, kes on muide väga mitmel pikamaa distantsil Lõuna-Läänemaa kõigi aegade edetabelis ja juhib 3000 meetri jooksu siiamaani 45 aastat tagasi joostud tulemustega. Ja Urmasele võiks eraldi aplausi teha, nii et sellised ajad, mida praegusel ajal vist ei ole, paista neid, kes need üle jookseks. No kui ma võib-olla suuda kätte saada, võib-olla siis kui ära libis ja nüüd tuleb lõpus hakkab nii palju tulema. Vaevalt, et ma joon nüüd jälgida. No nii, ja järjekordne jookseb. Nii, ikka aplausiga vastu. Number on veel eest ära tulnud, aga ei ole patri levitud, nii et iga jookse, kes ilusti tuleb finishisse, iga jookse, kes läheb starti. Nii, siin on veel jooksed, number 58 Sirle Pihlak, et ta nüüd ei lase seda poissi sealt tagant mööda. Nii, ja veel, et siin number 7 saatis siin lapsed laste jooksule, isa läks ise 5 kilomeetrile, nii et ja kiibid kokku ja võtke vett sealt jooksjad, palun. Muidu ma pean vee kõik üks ära jooma.
nii et kõigile jooksjatele seal vesi ja kõikide ja näete tubli number 10. Kas see on nüüd 7-8 aastaste vanusegrupis jooksja? Nii et ei ole see 5 kilomeetrit ka nii väga midagi, käib ikka konti mööda kõigi. Ja Anneli tuleb meile jälle, poja lõpetas, Anneli ka Itaaliast ja Aleksander Saak, tema tundub olevat väga õnnelik, et ta selle 5 kilomeetrit läbis. Loomulikult see on ju mingil moel ikkagi ka eneseületus, eks ju. Tulla hommikul, vaadata, kuidas see toitumine hommikul on ja läbida see 5 kilomeetrit. Ega see rada nüüd ei ole kõige kergem ka, sest et seal tammi peal on ikkagi see, oleneb, kuidas see tuul mängib seal. Nii et pärast siis vaatame protokollis järgi, mis kohad on ja kõikide vanusegruppide esikolmikud siis ootame pjedestaalile koolimaja ette. Nii, ja veel väikese jooksusõpru, näete. Tubli poiss. Messi on selja peal loomulikult, sest kes siin praegu hetkel kuulsam inimene maamunal on, kui mitte Messi. No nii, aga ikka tuleme lõpuni. Nii, tubli tüdruk, 53. 27 minutit. Jooks alla poole minutile. Läbi pärast. Ja siit tuligi juba meie jooksulegendilt tuligi siin väike teade, et me ootame Saaremaa mehe ka ikka ära. Villu veel on iga-aastane jooksusõber, kes meil siin külas käib, et ju ta ikkagi kohale jõuab. Nii, ja jälle siin jooksjad number 24. Tublid tüdrukud võtavad 5 kilomeetrit ette. Ja veel lõpus viimasel 10 meetril veel sõuka spurt, nagu kaugust läheb hüppama ikka, siis viimane 10 meetrit hästi kiire. Ja tüdruk hüppaski üle finišijoone. Nii, ja jääme siis ootama veel 5 kilomeetrit tulijaid. Nii, ja ikka võtame aplausiga jooksjad vastu, see on ju suurepärane. Ja nagu te näete, et siis, nagu te näete selle numbri järgi ka, et need on hommikused registreerijad, et korraldajad natukene numbritega siis kitsikusse, aga see on ju väga tore, et see arvestus oleks natuke niimoodi, et me ei arvestanud, et tuleb võib-olla vastavalt ilmale nii palju, aga see on suurepärane, et jooksjad tuli järjest juurde. Nii, ja Aron Lääne tuleb seal, Karl Jakob juba, vennas juba jõudis kohale ja võtame Aroni ka aplausiga vastu, number 31, isa, väga super. Ja vaadake, see on ju Mairo Oberschneider, tema tuleb meil Ridalast, nii et ja Madisega koos, oma isaga koos üle joone. Ja Raul lõpetab. Raul Oberschneider, Laur läks, Raul tuli ja Madis. Aga Madisest on ikka väga hea meel, et Madis võtab oma väikse Mairo kaasa, et alles siin mõni kuu tagasi Ridala Jüriö jooksul Mairo näitas ka superminekut, seal on küll 4 kilomeetrit, aga jällegi nii, et Mairod on ilmselt, ma nüüd peast ei tea, aga ilmselt on esikolmikusse oma vanusegrupis kindlasti asja, nii et need jooksjad, kes esikolmikusse jõuavad, neid ootame ka kooli juurde autasustamisele ja loomulikult kõiki teisi ka, kes siis plaksutavad ja elavad kaasa. Nii et õige pea, aga loomulikult see saab toimuda siis, kui on viimane jooksja üle joone. Aga jooksjad, kui te tulite, võtke kindlasti vett, nii et Üllar ka, kusuta ennast veega, et kõik on hästi. Nii, ja aplausiga võtame vastu number 46. Suurepärane. Veel 10 meetrit ja on see tore pingutus ennast väärinud. Ja loomulikult
oli ju väga hea, et me saime suurema aja ilma vihmata selle jooksu tehtud, nüüd mõni piisk tuleb ja hommikul, kui kell 8 ma siia tulin ja hakkasin neid radu siin sättima, siis tuli vihma päris palju, nii et me saime hakkama täna niimoodi, et seda vihma kätte me ei jäänud. Ja vaadake seal taga ka näiteks, võtke eeskujuks, ka punases särgis Toomas ja siis üks tütarlaps teevad ka lõdvestussörgi peale, nii nagu peab. Ja veel kõige parem ka see, kui te teete seda palja jalu ja muru on siin päris korralik, nii et te saate siin väga korralikult oma lihased korda ja Madis ka viib vist oma Mailo lõdvestussörgile. Nii, ja näeme jälle. Ja näete, võtame selle Virtsu daami vastu Anneli Peegel. Anneli Peegel on iga-aastane külaline. Mis külaline, ta on oma inimene. Nii et Annelile suur aplaus tuleb ja esindab Virtsut ja jälle viimased meetrid paraja hüppega üle joone ja aeg 32.30, nii et ma ei tea, see võis olla isiklik vist ei olnud, aga üks paremaid aegu, mis ta siin viimastel aastatel. Ja loomulikult ei ole häbeneda midagi, Anneli, kui ta tahab välja tulla sul organismis, siis las ta tuleb välja. Mitte midagi ei ole, see käibki jooksjate juurde. Ja minu arust on see just nagu sellele jooksule firma märk, ikka tuleb täiega panna, eks ju, ja tulebki välja see, mis organismis välja tulema peab, midagi ei saa sees hoida. Nii et seda ei pea üldse häbenema. Kui okse tuleb, siis okse tuleb. Nii, Marje tuleb. Marje on ka meie oma kooli vilistane ja ta tuleb, sõitis siia Soomes, tuleb merepäevadele, tuleb jooksma. Ja näete, niimoodi ongi see kodu ja kogukonna armastus, et sa oma koduküla ära ei unusta, kas või, et sa oled siit aasta aeg elad kuskile maailma teises otsas ja tuled ikka siia ja võtad nendest asjadest osa, et sellest piisab, et sa oma kogukonnale just niimoodi tagasi annad. Eks siis need teised siis sellest hoolitsevad, et sind see jooksule rajale saada, nii et aitäh, Marje, et sa tulid ja oma kodukanti meeles peale. Nii, rajalt praegu rohkem telefoni. On hea enesetunne ja tahad pingutada, saad nagu sellise tempo jooksu vaata. Ei pea ju endast 100% hängu. Aga sul on niimoodi, et kui number on ees, siis tuleb ka maksimum välja võtta. Kuule, oota, enne teise klassi poisi. Tule enne pilditeist. Siis saame teie sinna klassigruppi ka panna. Väga tubli. Ja Lisandra Ani, Virtsu oma tüdruk. Et võtame Lissu ka aplausiga vastu, tema on ka mitmeid kordi jooksnud selle 5 kilomeetrit noortejooksu. Nii et Lissu on ka ilusti finišis. Väga pikemalt ei jookse ka. Ütleme niimoodi, et see on selline suht keskmine. Kui isegi ma jooksengi enamus. Raja pealt siis info, et igal juhul pöördepunkti on läbinud ka praegu võistlejate rivi viimane, nii et õige pea siis, või natukene on kannatust. Villu veel jõuab varsti siia, siis hakkame juba vaikselt otsi kokku tõmbama ja siirduma siis esikolmikute, kõikide vanusegruppide esikolmikute autasustamisele kooli juurde. Aga lapsed, kes te siin veel olete ja siin väikse jooksuraja läbisite ja kui teile veel väheks sai, siis te võite veel ühe ringi teha ja need torbikud kõik kokku korjata. Et kui teil on rammu veel jalgades ja soovite natukene aidata, siis tehke üks 200-meetrine ring veel ja saate torbikud kokku korjata. Ja toote siia selle laua juurde või siia arstikohvri juurde. Nii et kes viitsib, saab väikse sörgi veel teha, nii et saate aidata natuke. Aitäh! Ma olen käinud üksikutel etapil, isegi 60.
nii, Janar on teel, nii et Janar pani ennast eile õhtul veel, vaatas Hispaania ja Belgia mängu ja kui Hispaania võitis, siis mõtlesin, et ega ma ka kehvem ei ole, et lähen oma kodukooli staadionile jooksma, nii et teeme Janarile aplausi, võtame Janari vastu, nii et tubli töö, Janar, aitäh sulle! Ja veel tuleb jooksjaid, näete, ilmselt ema ja poeg koos, nii et seda on alati tore vaadata, kui pere koos on, läheb koos rajale ja finišeerivad ka koos, nii et ja särgid on sellised seljas, et see jooks ei ole kindlasti nendel esimene, nii et on võtnud erinevatest jooksudest osa varem. Nii, sealt tuleb üks noormees, kas ta on finišeerinud või nii, jaa, võtame lahti number 44, tubli poiss, näed. Ja lõksti läks kinni 37-45, nii et tubli aeg ka veel, alla 40 minuti, nii et see on suurepärane. Nii, meie Virtsu poiss Riko Laht tuleb. Riko on ennemgi need kodurajad, kõik on teada. Nii et Riko tubli poiss ja Riko hüppab üle ja Villu veel, Saaremaa mees, legendaarne Eestis üks enim jooksuvõistlusi läbi sportlane. 2 on veel rajal, vabandust Villu. Aga sulle suur tänu, 2 on veel rajal. Raja pealt tuli siis vale info, nii et selja peal Saaremaa, nii et Villu Veelile aeg 38-25. 2 on veel rajal, siis need on meie külalist tüdrukud, jah. Väga tore, Piibe ja Anette tulevad veel, nii et ja siis oleme ilusti meie jooksuvõistluse lõpetanud. Kui Piibe ja Anette emme paistab seal, aga seekord Anette emme ei julgenud rajale tulla, aga perekonna au päästab Anette, nii et kuskilt nad paistavad kindlasti. Nii et järgmine aasta, sul aasta aega, meili aega trenni teha, tütrega koos tulla. Ja sealt nad tulevad, võtame sealt siis need 2 meie jooksu lõpetajat ilusti aplausiga vastu ja saame ilusti selle jooksu ja filmitakse ka, nii et tublid tüdrukud. Piibe ja Anette, suurepärane ja suur aitäh, et te tulite. Nii, ja naksti alla 40 minuti, võtke sealt vett ka julgelt, tüdrukud, seda on teile tarvis. Ja no ütleme siis umbes äkki 15 minuti pärast, siis me oleme autasustamiseks valmis kooli ees. Esikolmikud, me kõikide vanusegruppide esikolmikud peame meeles. Kooli ees kohtume, kohe hakkame protokolli kokku lööma. Nii et suur aitäh kõigile jooksjatele, väikeste laste lastevanematele, lastele, nii et kõikidele teile, kes te täna siia Virtsu kooli staadionile tulite. Nii et umbes 15 minutit võib-olla natukene peale. Aitäh! Võib-olla 10 kaupa.